Aitäh! Artur Talvik, palun! Ja juhataja, head kolleegid! Ma kirjutasin siin mõni nädal tagasi lehte ühe artikli, mille ma pealkirjastasin Sigala ja Tagala. Ja selles artiklis ma jõudsin tegelikult ühe võib-olla palju põhimõttelisema probleemini, mida see seakatk on välja toonud. Ja ma tahan kohe etteruttavalt öelda, et täna meie maaelukomisjoni arutelus oli meeldiv kuulda, et selle artikli mõjud on jõudnud ka Reformierakonnani, kes on umbes samasugune selle järeldusele tulnud, nagu ma seal tegin. Ja see järeldus on nimelt see, et antud kriisi kehv lahendamine või kriisijuhtimise puudumine viitab tegelikult sellele, et laiapindse julgeoleku mõttes kriisijuhtimisega on asjad väga tõsised. Ja nagu Igor Gräzin täna naljatades ütles, et jumal tänatud, et tegemist on ainult seakatkuga, et ei ole tegemist mõne otseselt juba inimesi puudutava haigusega. See on võib-olla küüniline ütlus, aga seal on oma tõetera sees. Ja see kriis on esile toonud nagu ikkagi väga palju probleeme just siis selle sama laiapindse julgeoleku mõttes. Kes juhib kriisiolukorda? Täna on väga hästi näha, kuidas süüdistamine käib, kord lükkab minister vastutuse maavanemale, kes justkui koha peal peaks mingit asja juhtima. Maavanem lükkab Veterinaarametile, Veterinaaramet ütleb, et oi, ei, hoopis keskkonnaminister pidi seda tegema. Ma olen küll oma hingelt sügav demokraat, aga kriisi juhtimisel on väga selged ja ranged käsuliinid ja vastutajad vajalikud. Ja isegi meil sellises kultuurivaldkonnas nagu filmi tootmine, mis puutub kokku väga palju kriisi juhtimisega, üks kriis teise otsa, ütleme põhimõtteliselt. Seal on väga selged ja ranged juhtimisliinid iseenesest olemas. Ja see näitab seda, et selle laiapindse riigikaitse kohta on tehtud arengukava ja seda üritatakse praegu ellu viia. Aga tegelikult selle raames peaks kindlasti mõtlema ka selle peale, et kogu see põllumajandus ja laiemalt maaelu on teatud mõttes meie julgeoleku garantii, on meie tagala. Ja iga sõjamees teab, kui tagala ei toimi, siis ei toimi ka front ja sul võib eesliinil olla väga hästi ettevalmistatud tegevus, aga see kukub kokku tagala puudumisel. Seega minu väga selge ja rõhutatud ettepanek on, et maaelu tuleks hakata käsitlema strateegilisemana ja tuleks hakata käsitlema just nimelt meie endi julgeoleku aspektist. Ja selle raames kriisijuhtimist eraldi harjutama, et kui me siin täna maaelukomisjonis toodi isegi näidet, kuidas nõukogude ajal tsiviilkaitsesüsteem juhtis ka sea- ja sõrataudi juhtumit näiteks Eestis ja kuidas siis väga rangelt desomattide olemasolul ja muudel meetoditel kontrolliti seda ja saadi väga kiiresti haigus kontrolli all. Täna ma olen ministrile esitanud mitu korda küsimust või siin varem juba, et miks näiteks Saaremaale minekule ei ole sul desomatte või selliseid nagu iseenesest mõistetavaid asju. Rääkimata siis juba selliste peenemaid mõttekonstruktsioone nõudvaid asju, nagu näiteks foresteride desinfitseerimine, kes siis liikusid treilerite peal ühest kohast teise. Nii et lõpetuseks veel, et kriisijuhtimine
ja maaelu kui meie tagala, need teemad vajavad esile tõstmist ja mitte ainult esile tõstmist, vaid sellega ka tõsiselt tegelemist. Aitäh! Aitäh!